Ja me läheme siin pärast väikest pausi edasi. Rääkisime 3. Moosese 23. peatükist ja salmidest 24 ja 25, mis siis räägivad meile konkreetselt Tishri kuu esimesest päevast ja sellest pühast Moadimist, mille nimeks on trompetite püha. Aga tegelikult, kui nüüd 25 salmi vaadata, siis ta räägib tuleohvrist. Ja see ei ole mitte lihtsalt ainult tuleohver, vaid see on põletusohver, see on healõhnaline ohver Jahvele. Ja siit võime tõmmata selle esimese paralleeli, et meid, usklikke, nii esimese sajandi kui tänapäeva usklikke, on kutsutud olema ohvriks. Me olemegi tegelikult need elavad ohvrid. Ja sellepärast üks nendest asjadest, mida selle Yom Teruah ajal või selle trompetite püha ajal on vaja teha, on vaja tuua iseennast põletusohvriks. Ehk siis teiste sõnadega, me peaksime ära lasta põleda kõigel sellel, mis takistab meie elude täielikku üleandmist temale. See ei tähenda, et me peame ennast tuleriidale viima, vaid see tähendab just nimelt vaimses mõttes. Liha põletamine. Selle sama meie oma liha, vaimse liha, aga ka samamoodi mitmete harjumuste, mis iganes meie sees on, mis takistab meie elude täielikku üleandmist temale. 7. kuu Iisraelis on tänapäeval nimetatud Tishri kuuks. Aga huvitav on see, et Tanah on siis esimene 5 Moosese raamatut, kirjad ja prohvetid. See kõik, mida on ekslikult tõlgendatud või nimetatud Vanaks Testamendiks, see on tegelikult Tanah, esimene leping. Ja selles samas Tanahis esineb selle kuu kohta veel üks teine nimetus, sest et tegelikult pärast Iisraeli laste naasmist Paabeli vangitornist, pärast seda mitmed kuud said uued nimed kahjuks. Nii et ka tänapäeva piibelikus heebrea kalendris heebreakeelsete kuude nimed osaliselt on juba muudetud. Nad ei ole enam need, mis oli algselt kasutusel kuni Paabeli vangitornini või mitte vangitornini, vaid Paabeli pagenduseni. Ja esialgne selle kuu nimi oli Eitan ja see Haitanim, see tuleb heebreakeelsest sõnast igavesti voolav, kestev, lõpmatu, katkematu. Aga see aasta ei ole piibelik religioosne aasta algus. Sellepärast, et esimene Moosese raamatu 2. Moosese raamatu 12. peatükis räägib konkreetselt Jahve, et see kuu, kui Iisraeli rahvas viidi välja Egiptusest, see kuu peab teile saama aasta esimeseks kuuks. Nii et tegelikult ei vahetu aasta number mitte Yom Teruaga, nii nagu see tänapäeva kaasaegses Iisraelis on. Kuigi see on täiesti piibelik püha, aga nagu me just lugesime, see on 7. kuu ja aasta ei alga 7. kuuga. See aasta algus on seotud majanduse, finantsidega, müügiostuga, lepingute sõlmimisega. See on majandusaasta ja sellel aastal meie paganliku Gregoriuse kalendri 2016. aastal 3. oktoobril muutub Iisraeli kalendri aastanumber ja me astume aastasse 5777 alates maailma loomisest. Nii et igasugused dinosauruste ajastud, igasugused miljoneid aastaid vanad olevad asjad 5777. See on see aasta. Aga samaaegselt lõpeb eelmine aasta
mis oli 5776 ja see aasta oli juubeliaasta, mis tuleb sõnast juveel, mis on üks sarve või soofari nimetustest. Ja see on küll, võiks olla tehniline moment, aga tegelikult juubeliaastad, šabati aastad vahetusid alati Jom Kippuril, see on suur lepituspäev, aga see aastanumbri vahetumise aeg Iisraelis on pandud siis alati esimesele Tishri kuupäevale. Samas on selles ikkagi seos, sellepärast et iidses Iisraelis oli see kuningate kroonimise, võidmise ja ametisse nimetamise päev. Seda nimetati ka eelneva kohtumõistmise või vahekohtu päevaks, millal inimesele anti võimalus iseenda üle kohut mõista. Iseenda sisse vaadata, oma südamesse vaadata, valmistamine Jeshua tulekuks. Sest et ta võib tulla ka sel aastal. Meie ei tea päevaga tundi. Aga selleks, et võib-olla paremini mõista, miks pärast see just nimelt algab uus aasta Tishrikuu 7. kuu 1. päeval, meil on olemas kooliaasta. 1. septembril tavaliselt algab meil kooliaasta. Ja sellepärast oli Iisraelis ka mitmeid selliseid erinevaid aastaid. Näiteks oli ka puude istutamise aasta, millal alustati puude istutamisega. Aga või finantsaasta on meil. Aga muidugi meil kooli 1. septembriga aastanumber ei muutu. Ja mida siis tehakse Jom Terual, sellel samal trompetite pühal? Nagu me lugesime, see on seotud sarve puhumisega, see on seotud häälega, hääle kõlaga ja teine asi, see on seotud meenutamisega. 2 olulist tegevust. Ja sellepärast vaatame, mis siis oli üldse sarve puhumise või trompetite puhumise tähendus. Mis oli nende prohvetlik sümbol. Ja sellepärast, et muidu me ei saa aru, miks pärast tuleb seda sarve puhuda ja miks pärast on seda häält vaja. Ja ma toon nüüd siin mõningad näited, mis räägivad konkreetselt trompetist või sarvest. Näiteks 4. Moosese 10. peatükis räägib ta sellest, kes võtaks mulle välja 4. Moosese 10. peatüki. Et seal lihtsalt jah, selle, see vahepeal ka jah. Ja siin ta ütlebki ja Jahve rääkis Mošeega üteldes, valmista enesele 2 hõbepasunat, valmista need taotud tööna ja need olgu sulle koguduse kokkukutsumiseks ja leeride teele saatmiseks. Kui puhutakse neid mõlemaid, siis peab terve kogudus kogunema su juurde koguduse telgi ukse ette, aga kui puhutakse ainult üht, siis kogunegu su juurde vürstid, Iisraeli tuhatkondade peamehed. Ja 10. salm räägib siin, millal veel sarve puhuti. Oma rõõmupäevil, seatud moadimmidel, seatud pühadel ja uue kuu alguses puhuge pasunaid, puhuge sarvi oma põletus ja tänuohvrite juures. See meenutagu teid, teie Elohimi ees. Mina olen Jahve teie Elohim. Siin on taas need 2 asja, sarve puhumine ja meenutamine. Aitäh. Ja vaatame siis nüüd, miks pärast olid kasutusel hõbesarved või pasunad. Üks põhjus on loomulikult selles metallis. Ja kokkuvõttes oli 3 erinevat instrumenti. Oli olemas hõbepasunad, mis valmistatigi hõbedast. Siis oli olemas jäärasarv, mis oligi selline lühikene, lühike jäärasarv. Sest jääradel tavaliselt ei olnud väga pikad sarved. Ma korraks näitan siin. See on nüüd ühe natuke suurema jäärasarv. Aga tegelikult, ja see jäärasarv, see ongi konkreetselt joveel. Ja siis
kolmas oli lihtsalt sarv ja selle lihtsalt sarve nimetus oli soofar. Ja see soofar on nüüd see, mis mul siin on. See konkreetselt ei ole jäärasarv, vaid see on Aafrika antiloobi sarv. Oluline oli, et see oli košerloom. Oluline, et see ei olnud kes? See ei tohtinud olla lehm. See ei tohtinud olla vasikas. Ja miks pärast? Kuldvasikas. Sellepärast, et see oli ainus loom, kes oli küll söömiseks kõlbulik, aga kuna ehitati kuldvasikas, see oli üks suurimaid patte, mida üldse Iisraeli rahvas tegi. Ja sellepärast lehmasarvest või siis ütleme vasikasarvest ei tohi seda valmistada. Aga need hõbepasunad, sest hõbe oli üks kõige puhtamaid pindu, mida kasutati valguse peegeldajana, näiteks peeglina. Tõsi küll, kohtumistelgis see vasest veeanum, kus preestrid pärast põletusohvrite või üldse ohvrite toomist ennast pesid, see oli vasest ja see valmistati tegelikult vaskpeeglitest. Ka vaske kasutati peeglina, ka seda võis vägagi siledaks poleerida, nii et seda võisid ise ennast sealt näha. Aga veel parem oli loomulikult hõbe. Ja siit tuleb meil taas üks seos Jeshuaga. Sellepärast, et üks ainukene kujund, mida me peaksime nägema, kui me peeglisse vaatame, siis mitte kas mul on prillid ees või mul ei ole prille ees, kas mul on habe või mul ei ole habe, kas ma leidsin oma punnid üles või ei leidnud või äkki mul ei ole neid punne. Tegelikult me peaksime nägema Jeshuat. See on see meie peegel, see on see, mille sarnaseks me peaksime saama. Ja hõbe on samamoodi ka lunastuse metall ja Jeshua müüdi ära hõbeda eest. Ja sellepärast on nendel hõbedas sarvedel väga oluline prohvetlik tähendus, just nimelt selle materjali läbi. See oli samamoodi ka üks lunastuse väljendus. Ja hõbe oli tegelikult oma väärtuselt teine peale kulda. Kuld on kuningate metall. Kuld on kuninglikkuse sümbol. Ja kuidas siis hõbedast midagi valmistati, see hõbe pidi kõigepealt katki murtama, siis lisati talle vett ja hapet selleks, et valmistada tulle panemiseks. Ja see on just see sama asi, mis toimub inimesega. Sa ei saa siseneda tegelikult kuningriiki, sa ei saa isegi lepingusse siseneda enne, kui sa ei ole murdunud, olles valmis surema. Ja kui sa oled murdunud, siis lisatakse vett, mis puhastab. Ja siis pannakse siin tulle, mis põletab välja kõik viimasegi räbu. Ja lõpuks võetakse haamer, vasar, et seda kujundada ja vormida ja anda talle üks õige kuju, mis on Jahvee jaoks. Aga see ei ole ka veel viimane. Siis hakatakse lihvima. Ja siis lihvitakse nii kaua, kuni sealt peegeldub vastu Jeshua. Selle sama hõbeda pealt. Et võiks öelda, me kõik oleme erinevas faasis olevad hõbedast instrumendid. Või ka savist. Ja kust kohast tuleb see trompeti või sarve hääl? Me tegelikult ju, see ei tule väljaspoolt sissepoole, vaid me puhume seda seest välja. Ja heebrea keeles on sõna tuul või siis ka liikuv õhk, täpselt see sama sõna, kui on vaim. See on ruach. Ja kui me puhume sellesse trompetisse või sellesse sarve, siis me tegelikult puhume sinna mida? Ruachit. Me puhume sinna kas iseenda vaimu või me puhume sinna Jahvee vaimu. Ja seda, mida me välja hingame, me saame välja hingata ainult seda, mida oleme sisse hinganud. Ja kui me hingame sisse Jahvee ruachit, Jahvee vaimu, siis me saame seda ka välja hingata selle sama soofari või trompeti kaudu. Tänapäeval kahjuks on paljud sisse hinganud paganluse vaimu, ebapuhtuse õhku ja mitte värskust Jahvee vaimust.
Ja sellepärast ka lähtub meie seest tihtipeale. Ma ei räägi meist, meie ju loomulikult mitte. Need kõik teised seal väljapool, mitte meie. Aga miks oli 2 pasunat? Miks oli 2 hõbepasunat vaja? Sellepärast Ješajahu Jesaja 44 räägib sellest. Kas sa leiad selle üles, palun? 44 ja 8. Ja see ütleb, ärge värisege, ärge kartke. Kas ma ei ole sulle juba ammu kuulutanud ja teatavaks teinud? Teie olete minu tunnistajad. Seal on mitmuses sõna, mitte üks, vaid mitmuses sõna. Ja ta räägib siin Iisraelist. Kogu see kontekst on Iisraelist. Sest te olete minu tunnistajad. Kas on muud Elohimi kui mina? Mina küll ei tea, mingit muud kailut ei ole. Mina ka ei tea, et oleks ühtegi teist kui ainult Iisraeli Elohim. Ja siin ta räägibki tunnistajad. Samamoodi räägib tunnistajatest ilmutuse raamat 11 peatükk, 4. salm. Sakaaria 4. peatükk, 2. salm. Ja need räägivad 2 õlipuust ja 2 menoraast. Kui keegi leiab seal, kas Sakaaria 4.2 näiteks. 2 õlipuud ja 2 menoraad ja need 2 on Juuda ja Iisrael. See on Põhjakuningriik ja Lõunakuningriik. Sellepärast, et nemad olid seal Siinai mäe all tunnistajateks koos segarahvaga, kes tuli Egiptusest koos nendega välja. Nemad olid tunnistajateks. Sellest räägib 5. Moosese 29. peatükk salmid 9-11, aga sellest on juttu ka teistes kirjakohtades. See oli see aeg, kui anti Iisraelile Toora, kirjalik Toora. Ja pange tähele, veel 2 tunnistajat. Sellest räägib Malakia 3. peatükk ja 19. salm. Mošee ja Eelia. Ta räägib Mošeest ja Eeliast. Mošee, Mooses, kes oli Lõunakuningriigist ja Eelia oli Põhjakuningriigist, Manassest. Meil on taas need 2 tunnistajat, kes esindavad kumbagi Iisraeli kuningriiki. Veel soofari või siis sarve tähendusest. Näiteks 2. Moosese 19, see oli siis päris alguses. See oli veel enne seda, kui Iisraeli lapsed ei olnud valmistanud kuldvasikat. Siis kutsus sarve hääl Mošee üles minema mäele. Väga oluline seos on 1. Moosese 22. peatükk. See on see, kui Abraham astub välja usus ja läheb ohverdama oma armastatud poega Itsakit. Ta läheb sinna üles Mooria mäele ja ta on juba sidunud selle noormehe, kusjuures tegelikult ta ei olnud mitte mingisugune 10-aastane poisike ega noormees, vaid Itsak selleks hetkeks oli üle 40-aastane vana mees või noormees. Ja see on üks ääretu kuulekuse ja austuse märk oma isa vastu. See üle 40-aastane meesterahvas. Ta kuulas sõna, ta lasi isal ennast kaasa võtta, ta lasi isal ennast siduda ohvri altari külge. Ta kuulas sõna ja see on üks õnnistuse tähistest. 10 käsu 5 räägib sellest, kui oluline on olla sõnakuulelik ja austada oma vanemaid. Ja nüüd, mis juhtus seal Mooria mäel? Seesama Mooria mägi, kuhu Abraham läks Iisakit ohverdama, seesama ongi meie tänase päeva Jeruusalemma templimägi. See on täpselt seesama koht. Ja kui ta nüüd läks ja oli juba valmis sellel nii-öelda ohvriloomal või siis sellel ohvril, kelleks oli Itsak, kõri läbi lõikama, nii nagu tehti ohvriloomadega, et veri voolaks. Sel hetkel juhtus midagi imelist ja veeingel pani oma käe ette, sest et ta ütles, nüüd ma olen näinud, Abraham,
et sa kardad mind eelkõige. Sa armastad mind, sa kardad mind rohkem, kui kaotada oma ainusündinud poega. Ja see ongi eeltähendus kellest? Jeshuast. Sellepärast, et õige peatselt jäi üks jäär sarvipidi rägastikku kinni. Ja sellest jäärast sai asendusohver. Ja see jäärasarv ongi see sama sarv. Päästesarv Taaveti soost. See on eeltähendus sellele sarvele, mida hiljem Iisraelis kasutati puhumiseks. Mida tänapäeval puhutakse, mida meie siin puhume šabati alguses, mida puhuti siis, kui oli uue kuu algus, rõõmupäevad. Samamoodi räägib sellest 1. Saamueli. Hanna oli lasteta, kuigi ta oli palunud lapsi ja Toora ütleb väga selgelt, Piibel ütleb väga selgelt, et lapsed on õnnistuseks. Ja siis üks nendest kordadest, kui tema mehe nii-öelda teised naised, jah, me räägime siin praegu mitme naise pidamisest, aga see on eraldi teema. Igatahes Hanna läks siis palvusele. Ta läks sellesse koguduse telki, mis tol ajal asus Shilos. Ja preester Eeli teenis seal. 1. Saamueli 2. peatükk, salmid 1. Ja Hanna palvetas ning ütles, salmid 1 ja 10, ma loen siin mitte kõike, vaid 1 ja 10. 1. Saamueli 2, salmid 1 ja 10. Ja Hanna palvetas ning ütles, mu süda rõõmutseb Jahvees. Jahvees üleneb mu sarv kõrgele. Jahvee vastu riidlejad kohkuvad. Taevast müristab El Elyon, kõige kõrgem. El Elyon. Jahvee mõistab kohut maailma äärtele, annab rammu oma kuningale ja ülendab oma võitusarve. Ja siin on taas seesama sarv, ülendamine. Ja see muster, mis läbi piiblit ongi, et õigete sarv ülendatakse, aga kurjade, tigedate sarv alandatakse. Ja et sellepärast sarv oli samamoodi kasutusel näiteks ka Iisraelis kui kosmeetika hoidmise astja. Kuna tol ajal kasutati väga palju oliiviõli, millel oli tervendav mõju, aga samamoodi kasutati ka oliiviõlist tehtud erinevaid nii-öelda võideid. Nii nagu meil on tänapäeval näokreemid, tol ajal ei olnud näokreeme, aga just nimelt see oliiviõli oli praktiliselt peamine toorallikas, millest kõiki neid asju valmistati. Ja siis hoitigi neid nii-öelda kosmeetilist seda näokreemi või näovõiet hoitigi nende samade jäärasarvede sees. Nii et see oli ka, võiks öelda selliseks nagu astjaks. Ja Hannale sündiski, kes? Hannale sündiski Shmuel, Samuel. Sellepärast, et Jahve vastas ta palvele. Ja see, kui ta hüüab ja rõõmutseb Jahvees, siis ta teab juba, et talle ta palvel on vastatud. Nii et tegelikult see Shmuel, Samuel, kelle Jahve valis juba enne sündimist olema temale õiglaseks preestriks, sest sel ajal oli preesterkond ülempreestri Eeli all täielikult korrumpeerunud ja eelkõige Eeli enda pojad olid täielikult korrumpeerunud. Nad tassisid sinna prostituute, nad sõid ohvriliha, verd ja koos rasvaga, nii et praktiliselt nad rikkusid mitmeid Jahve juhiseid. Nad rikkusid seda taevast konstitutsiooni. Aga see, mis nüüd toimus sündis Hannale, see oli nagu suure rõõmu eeltähenduse osaliseks saamine. See lastetu Hanna, kellele Elohim kinkis poja Shmueli. Ja Shmuel tähendab, siin on mitut moodi seda tõlgitud. On võimalik seda tõlkida, et Shmael ehk siis Elohim kuuleb. Aga kuna heebrea keeles Shma kirjutatakse alefiga, aga siin on, vastupidi, Shma kirjutatakse ainiga, aga siin on tegemist alefiga, siis tegelikult on õigem tõlge, et laenatud Elohimile. Nii et Hanna sünnitas Shmueli, kelle ta laenas Elohimile, sest et ta ütles, et kui ma saan selle lapse,
kui mulle sünnib see laps, kui mind vabastatakse sellest häbist, et ma olen lastetu, siis sellisel juhul ma ohverdan oma poja sinule. Ja see ei tähendanud tuleohvriks, põletusohvriks või mingisuguseks muuks ohvriks toomist, vaid see tähendas seda, et ta annab selle teenistusse, et ta annab sinna koguduse telki, et ta annab algusest peale, õigemini sellest hetkest peale, kui see poiss on 8. päeval ümber lõigatud, ta annab selle Jahvee teenistusse, nii nagu kõik teised olid. Kuid sarv, Jahvee sarv, mille ta on ülendanud, on tegelikult ju tema poeg, Jeshua Messia. Ja sellepärast rõõmustas ka Johannani, Johannese Johannani isa preester Sakarias, kui ta sai täis püha vaimu ja hõiskas. Sellest räägib Luuka 1. peatükk 68-69 salmid. Kiidetud olgu Jahvee, Iisraeli Elohim. Pange tähele, Iisraeli Elohim. Algkeeles on Iisraeli Elohim. Ei ole lihtsalt Jumal, vaid ta ütleb Iisraeli Elohim. Et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse ja on meile äratanud päästesarve Taaveti soost. See on see sama sarv. Veel soofarist, sarvest. Hesekieli 33, 1-6. Te teate seda kirja kohta või kui ei tea, siis räägib see konkreetselt vahimehest. See räägib vahimehest, kelle kohuseks on hoiatada vaenlase tuleku eest. Vahimees, kes on üleval tornis ja jälgib, kes peab vahti, kes on valvel ja kui ta näeb vaenlase tulevat, siis on tema kohuseks võtta ja puhuda seda sama sarve selleks, et rahvas võiks kuulda. Sest et tol ajal oli olemas nii-öelda nende helide keel. Ja igaüks teadis vastavalt sellele, missugune heli väljus. Igaüks teadis, kas see oli sõtta minekuks, kas see oli hoiatuseks vaenlase eest, kas see oli kokku kutsumiseks. Et ei olnud niimoodi, et lihtsalt üks mingisugune tuu ja keegi ei teadnudki, mis nüüd toimub, et kuidas me nüüd sellest peame aru saama. See oli väga selge, see oli käekiri. Ja väga erinevaid helisid oli võimalik nende samade sarvede ja trompetite kaudu esile tuua. Nii et kui nüüd ühesõnaga vahimehest on juttu, siis konkreetselt, nii nagu hõbepasunatagi, et olenevalt sellest, kas puhuti sarve kokku tulemiseks, kas puhuti sarve teele minemiseks. Ja ka siin on vahimehel konkreetselt kohustus, millega selle sama soofariga hoiatada. Ja kui nüüd vahimeest ei hoiata ja vaenlane tuleb ja rahvas saab hukka, siis mida nõutakse vahimehe käest? Verd. Vahimehe verd ehk elu. Sellepärast, et ta ei hoiatanud, aga rahvas sai hukka. On kellelgi see Hesekieli 33 lahti. Ja see tähendab seda, see oli elu ja surma küsimus. Kas sa hoiatasid, kas sa kuulutasid, kes oleme meie? Meie oleme täna need samad vahimehed. Meie oleme samamoodi müüridel. Me oleme samamoodi need, kelle kohuseks on hoiatada, sellepärast, et see kohtumõistmine on peatselt tulemas. Ärkamine ja kohtumõistmine, need on kaks omavahel lahutamatult seotud asja, sellepärast, et ilma kohtumõistmiseta ei tule ärkamist. Need on omavahel seotud. Ja kui siis see vahimees hoiatas, kui ta puhus soofarit ja siiski inimesed said hukka, siis oli see vahimees oma süüst vaba. Siis ei olnud tema see süüdi, sellepärast, et ta oli teinud kõik, mis oli tema võimuses. Siis ei nõutud nende hukkunute verd vahimehe käest. Aga need vahimehed, kes puhuvad sarve ja kui siis keegi ei võta kuulda ja läheb hukka, siis on vahimees vaba süüst. Sellest räägib Hesekieli 33 vist 6. salm. Ja sellepärast vahimehele soofar on väga oluline instrument. Jeshua ja Johannani, Johannese, ma kasutan siin heebrekeelseid nimesid, mitte kreekakeelseid, sellepärast, et Johannan tähendab heebrea keeles Jahvee on armuline, Johannes ei tähenda mitte midagi. Jeshua ja Johannani tähtsaim sõnum oli parandage meelt, pöörduge Jahvee poole, puhastage endid.
ja see ongi evangeelium, see ongi head sõnumid. Üleskutse meeleparanduseks on tegelikult head sõnumid. Ja terve esimese sajandi jooksul koosnes evangeeliumi kuulutamine just nimelt sellest. Või siis kui võtta otse heebreakeelsest tõlkest, siis ei ole see mitte evangeelium, vaid see ongi head sõnumid shalomist. Ja häid sõnumeid on võimalik kuulutada ainult meeleparanduse kontekstis, sest et Jumala riik on tõepoolest lähedal. Miskipärast meil 21. sajandil kuulutatakse teist sõnumit. Arm, arm ja arm ja arm armu peale. Ja armu peale arm. Ei ole vaja meelt parandada. Ükskord päästetud, igavesti päästetud. Pole vahet, kuidas sa elad. Sest et me oleme armu all. Mitte Toora. Aga mina räägin teile sellest sõnumist, mida esimesel sajandil kuulutas kastja Johanan ja Jeshua. Nende evangeelium ei olnud see, kuigi see oli juba nõnda nimetatud Uue Testamendi ajastu. Ja kui me oleme need vahimehed, kes tahavad olla Jeshua sarnased, et vaadates peeglisse, sealt vaatab meile vastu Jeshua, siis see, mida me kuulutame, peab olema täpselt samasugune radikaalne, mida kuulutas Johanan ja mida kuulutas Jeshua. Vastasel juhul oleme me teinud iseendale evangeeliumi või kuulutame igatahes mingisugust teist evangeeliumi. Mida Rabbi Shaul hoiatas? Ta hoiatas kogu aeg. Ta hoiatas oma kirjades nii korintlasi, ta hoiatas oma kirjades nii galaatlasi, ta hoiatas oma kirjades kõiki, kelle ta kirjutas. Et vaadake ette, et kui tuleb keegi teine ja hakkab mingisugust teist evangeeliumi kuulutama, mingisuguseid teisi häid sõnumid, mis ei ole sellest juudi messiast Jeshuast, siis need on valeõpetajad. Ta hoiatas ja järelikult ta ise samamoodi ei saanud teha mingisugust uut õpetust, vaid ta õpetas ainult seda, mida ta nägi Jeshuat ees õpetavat. Ja tol ajal, esimesel sajandil, sellel nõnda nimetatud Uue Testamendi ajal ei olnud olemas Uut Testamenti, seda ei olnud veel kirjutatudki, seda ei olnud veel kantavahele pandudki. Seda ei olnud olemaski. Olid ainult kirjad erinevatele kogudustele, vastavalt selle koguduse kontekstile. Esimene Thessaloniklastele 4, 16 ja 17. Jah, seda me ütleme teile Jahve sõnana, et meie, kes me üle jääme, elame Jahve tulekuni. Ei jõua ette magama läinutest, sest Jahve ise tuleb taevast alla sõjahüüu, peaingli hääle ja Elohimi sarve hääle saatel ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Messias. Sarvest räägib ka Brit Hadasha, uuendatud leping, uus leping. Sama kinnitab esimene korintlastele 15:52 ja äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes, sest pasun või sarv hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Soofari puhumine, sarve puhumine paneb Jahveed meid mäletama. Soofar on kuningriigi hääl. Viimase pasuna hüüdes surnud äratatakse üles kadumatutena. Soofar on üles tõusmise ja elu hääl. Aga samas on ta ka see meeleparanduse hääl. Need kaks käivad alati käsi käes. Meeleparandus, üles tõusmine. Ärkamine, kohus. Need ei ole üksteisest lahutatud. Jeshua sõnad, mida kuulis apostel Johanan ilmutuse raamatu esimeses peatükis, 10. salmis. Sellest räägib ka 4. peatüki esimene salm. Need sarnanesid võimsale sarve häälele. See oli taas, Jeshua hääl oli kui sarve hääl, mis hüüdis. Samas räägib esimene korintlastele 14:8, et kui pasun annab segast häält, kes siis saaks valmistuda sõtta minekuks?
me ise oleme teatud mõttes need sarved, kes siin maa peal peame kuulutama tema hääle kõla ja tema sõnu. Ja see peab olema selge. See ei tohi olla segadusse ajav. Sest et kui pasun annab segast häält, siis ei saa aru, kas ma pean minema sõtta või ma pean hoopis minema koju. Ja selleks, et me saaksime seda nii-öelda selget sõnumit kuulutada, me peamegi tundma kõike seda ja me peame midagi meenutama. Me peame midagi meelde tuletama. Ja kui me räägimegi sarvest, siis see esindab suurimat lunastuse ja vabastuse aktsiooni. Ja veel on üks asi, mis on seotud sarvega. Ja nimelt soofari hääl on peigmehe tulekut kuulutav hääl ja pulmatseremoonia sümbol. Nii nagu iidses Iisraelis, nii ka tänapäeval on see nii, et peigmehe tulekut kuulutab ette soofari hääl. Kui peigmehe sõbrad nägid peigmest tulemas, siis nad läksid talle vastu. Ja sõbrad puhusid soofarit. Sõbrad puhusid. Jeshua ütleb, et teie olete minu sõbrad. Aga ühel tingimusel, te olete minu sõbrad siis, kui te teete seda, mida mina teid käsin teha. Sõber ei ole see, vähemasti mitte piibli kontekstis, kes teeb suvalisi asju, vaid ütleb, te olete sellisel juhul mu sõbrad. Sõber ei ole see, kellega sa võid minna ükskõik kuhu. Et kui sa oled mu sõber, siis tule minuga koos panka röövima näiteks. Või kui sa oled minu sõber, siis lähme täna ja tõmbame nina täis. Kui sa oled mu sõber, siis tule ja veel midagi. Ei. Sõbra tunnusmärk oli see, et ta tegi seda, mida Jeshua oli tulnud näitama. Mida tuleb teha? Sellepärast soofari hääl ta kuulutab peigmehe tulekut. Ja peigmest tuleb ja võtab ja kannab pruudi oma kätel uude Jeruusalemma hupasse 1000-aastaseks rahu, šalomi ajaks. Ja veel üks huvitav soofariga ja konkreetselt selle Yom Teruaga seotud sündmus on, see küll toimus tegelikult Yom Kippuri ajal, sest et kui me nüüd sellel Yom Terual oleme sinna sisenenud ja järgmised 10 päeva, siis need 10 päeva kutsutakse tegelikult aukartuse päevad. Heebra keeles on see isegi hullem sõna või õigemini sügavam sõna. Ja see on 10 nagu nora on nagu süke kohutav. Et pärast seda, kui siis Iisraelis on välja kuulutatud uus aastanumber 577, mis on rõõmusündmus, pärast seda algavad 10 päeva, mis on siis ettevalmistused selleks Yom Kippuriks. Ja nimetatakse neid 10 kohutavaks päevaks. 10 aukartuse. Lehtmajade pühadeni. Kuni Lehtmajade püha. Ei, kuni Yom Kippurini. Nüüd hakkab Yom Kippur siis. Praegust 3. oktoobril algab trompetite püha. Yom Terua, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah on aastapea. See on siis see päev, millal algab Iisraelis uus aasta. Pärast seda on 10 päeva kuni Yom Kippurini ja need 10 päeva on nüüd täielikud meeleparanduse. Need on, võiks öelda, tuhas kotiriides maas istumise päevad. Nädalni üle jääb. Ja samamoodi ka, nii kui me lugesime 158, see on see suur ja kardetav päev. See on see iseenesesse vaatamine. See on samamoodi kuulutamine. See tähendab seda, et sa aitad neid. Sa aitad neid teisi samamoodi valmistuda ette selleks. Mitte lihtsalt ainult nii-öelda kõhtu täis sööta, vaid samaaegselt, kui sa ise istud seal nii-öelda kotiriides ja tuhas, siis samaaegselt oled sa valmis seal teiste jaoks aitama. Et ka nemad jõuaksid sellesse Yom Kippuri. Ja sellepärast näiteks Rosh Hashanah'l siis uuel aastal, sellel 3. oktoobril soovitakse üksteisele La Shana Tova, Tikotev ve Tichoteim,
mis tähendab saagu sa koheselt kirja pandud ja pitseriga kinnitatud hea aasta jaoks. Ja seda soovivad üksteisele juudid, kes ei ole Messiat veel ära tundnud, aga nad iseenese teadmata tegelikult räägivad Messiast, Jeshuast, sest mida tuleb Messias Jeshua tegema? Ta tulebki meid pitseriga kinnitama järgmiseks 50 aastaks, kui ta mitte tagasi ei tule varem. Ja meie nimesid eluraamatusse kirja panema. Ja see nüüd, mis toimub Jom Kippuril, see ongi see, vähemasti Iisraelis usutakse, et see on see päev, kus kas sinu nimi pannakse kirja eluraamatusse järgnevaks aastaks või su nimi ei panda kirja eluraamatusse. Need 10 päeva sisaldab endas ka alati andeks palumist. Kui kellelgi on kellegi vastu midagi, siis selle 10 päeva jooksul alati kõik, mis vähegi kuskil on jäänud, käiakse, palutakse andeks. Samamoodi antakse andeks. Selleks, et puhastuda. Selleks, et puhastuda ja olla vääriline selle nii-öelda, et nimi saaks kirja pandud eluraamatusse. Meie muidugi teame, et ainult üks on, kes võib seda nime eluraamatusse kirja panna. Et see on Yeshua HaMashiach ja üksnes selle vereohvri läbi me saame sinna kirja pandud. Aga samas ei välista see ega tee tühjaks seda meeleparanduse, andeks palumise, sellepärast et andestamatus on väga karm ja ränk koorem. Ja sellepärast Hesekieli 46:1 ta räägib, nõnda ütleb Jahve Elohim, sisemise õue värav, see, mis on ida pool, peab olema suletud 6 päeva, aga see olgu avatud šabatil ja noorkuupäeval. See tähendab seda, et šabatil, see oli üks ainukene päev šabatil, millal templi uksed olid avatud kõigile ja noorkuupäeval. Ja nüüd see Yom Teruah, see trompetite püha, see on ainus püha, mis langeb kuu esimesele päevale. See tähendab seda, et on noor kuu. Kuu saab alguse siis, kui on noor kuu. Ja sellepärast on see prohvetlik, et just nimelt see templi või kogu see telgi uks oli suletud 6 päeva nädalas. Seal sees tegutsesid ainult preestrid, ülempreester, kes läks pühamasse paika 1 kord aastas. Ja kui šabatil oli uks avatud ja tavainimene, Israeliit, koguduse liige, sai siseneda templi eesõue uue kuu esimesel päeval. See tähendab seda, et Messias tuleb ja avab uksed kõigile sisenemiseks. Ja Yom Teruah on siis ka veel seoses sellega, et see sarvehääl tähendab seda, et need templi uksed on avatud. Mitte sissepääs kõige pühamasse paika, aga sinna eesõue ja pühasse paika. Yom Teruah. Ja see on taas seos sellega, et Yeshua tuleb tagasi. Ja tema tuleb tagasi ja tema avab need uksed kõigile. Mitte ainult preestritele, mitte ainult ülempreestrile. Aga siin teeme ühe väikese pausi ja siis ülejäänud osa ma räägin sellest Yom Teruah teisest jalast, kui nii öelda. Üks oli sarvehääl, sofari hääl, see hääle kõla Yeshua ja teine on see, et see on mäletamine. Me peame midagi mäletama, midagi peame meenutama, me peame aktiivselt midagi meelde tuletama, midagi väga olulist. Ja selles järgmises osas ma räägin, mis asi see on.